senderdus. Ja Piiraja pääseb löögi alla! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Head jalgpalli ja muidu spordihuvilised, meie jalgpalli taskuhääling 3. poolaeg on tagasi teie kõrvades pärast mõnenädalast pausi, aga loodetavasti oli ootamine seda väärt ja täna on meie saate külaliseks endine jalgpallur Märten Pajunurm. Tere Märten! Tere Andres ja tervist kõigile kuulajatele! Kuidas kõlab endine jalgpallur? Alles harjub, varjamist, et alles paar päeva kestnud ja pole veel nii palju kohale jõudnud ja jõudnud selle peale mõelda, et uus termin, aga päris palju on mulle seda öeldud viimasel nädalal nii töö juures kui mujal, et usun, et paari nädalaga harjub ära. Ehk et siis Märten Pajunurm 32-aastasena otsustas selle hooajaga koos oma jalgpalluri teele, mis siis oli valdavalt FC Kuressaares, natuke mõned põiked ka sinna-tänna, millest me siis jõuame ka rääkida, joone alla tõmmata ja käime siis selle tee läbi ja alustame nagu iga tee puhul ikka lõpust, et nüüdseks on siis ligi nädal, natuke vähem sellest viimasest päevast möödas, kas oled nüüdseks siis nii-öelda rahunenud ja enda valitud saatusega leppinud? Jaa, et leppinud olin sellega juba enne nii-öelda hooaja lõppu, aga leppida oli selle võtsi lihtsam, et kogu pinge oli selle hea lõpetamise peal ja et Kuressaarde jätta Premium liigasse ja viimased nädalad olid selles mõttes väga pingelised, väga stressirohked, aga samas selline mõnus stress ja sportlik pinge, et sellepärast me mängime ja sai lõpetada karjääri suure sellise eduelamusega oma suure kodupubliku seal ja kõik said tulla Kuressaares veel hüvasti jätma, et oli väga eriline viimane mäng ja võib-olla oligi parem, et lõppes seal, mitte 8. novembril Kadriorus, kus oli juba ka suur tõenäosus, et võiks lõppeda, aga seal ei lõppenud ja nüüd sai hoopis ilusama lõpu Saaremaal, et hakkab vaikselt kohale jõudma. Aga et siis seal 8. novembril Kadriorus, mida sa mainisid, siis ikkagi, mis paljudele tuli suure üllatusena, et te Kalevile kaotasite, et siis ikka meelega ei kaotanud, et sinu lahkumispidu Kuressaares ikka oma viikingite ees toimuks? Kindlasti mitte, et seal olid ka seal metsikult palju sõpru, toetajaid, sugulasi, kõik olid kohal, et lootsid tulla viimast mängu vaatama, tähistama ja selle oligi, peale mängu oli selline huvitav olukord, et kaotad mängu ja hooaeg jätkub nädalaid, et väga selline keeruline see, aga samas kõik on seal tribüünil erinevad, ma ei tea, seal Batmani kostüümid, minu särgid seljas, nagu sõbrad tegid sellist möllu tribüünil, et peale mängu olid pikalt ööl seal tribüünil, tegid pilte ja kogu seda, said see kingitusi asja, sest paljud olid valmistunud selleks, et võiks ju sellel päeval läbi saada, aga Kalev oli sellel päeval täielikult fookuses, et Kalev tegi väga hea mängu, meie ei teinud enda parimat mängu ja lõpuks lihtsalt jäime alla, et oli küll suur eesmärk muidugi sellel päeval hooaeg lõpetada. Mäng algas väga hästi, aga siis teisel poolel jäime taha ja läks asi käest ära, aga sellega me teadsime, et see ei tule mingi lihtne mäng, et Kalevile olime see hooaeg enne ka kaotanud ja kõik mängud väga tasavägised, et Kalev selles mõttes respekt, et mängisid au ja uhkuse eest ja võib-olla mõned vennad järgmise aasta lepingute eest kuskil mujal, aga olid väga motiveeritud seal nii Eesti poisid kui välismaalased, et ei tahtnud meil mitte midagi niisama anda ja pikendasid meie hooaega. 3 nädalat hiljem siis Kuressaares Batmanid olid uuesti kohal või? Batman enam kohal ei olnud, aga Batmani esindajad ja kõik muud olid kohal, et seal oli nii-öelda veelgi rohkem neid toetajaid ja peale mängu need tseremooniad ja pildid ja erinevad asjad kestsid ikka kaua ja oli siuke väga emotsionaalne ja ilus, õnnelik, hüvasti ette. No sa mainisid enne, et need viimast nädalad olid stressirohked, et kas see stressirohkus siis tulenes ikkagi suuresti sellest, et ehkki sa olid juba ise varem välja öelnud, su karjäär igal juhul lõpeb, siis sa nagu mingil juhul ei tahtnud, et see klubi, et sa lahkuksid niimoodi, et FC Kuressaare jätkab esiliigas? Kindlasti jah, et see ei oleks nagu otsust muutnud, aga oleks lihtsalt selline ja suures pildis oleks ikka kõik hästi olnud ja elu läheb edasi, aga kui oled
pool elu oled põhimõtteliselt olnud 15 aastat seal Kuressaarega seotud ja siis, et viimasel aastal nii-öelda, et klubi nii-öelda ebaõnnestumine oleks ja alla kukuks, et oleks olnud kehv viis, kuidas lõpetada ja see oligi siuke lihtsalt kogu klubil ja meeskonnal ja kogu see fookus oli üleminekumängul peal ikka väga tugev, et asi edukalt lõpetada ja saime sellega lõpuks hästi hakkama. Tuli väga napilt, Viimsi andis kõvad lahingud, aga lõpuks uskusime endasse ja suutsime endaga kasuks kallutada need mängud. No ma nüüd tsiteerin ühte mõne aja tagust väljavõtet, kui sind tänati hoopis teises kohas, ehk et sinu sünnipaiga Rapla anti sulle mingisugune tunnustus seal ja siis oli selle teksti oli selline vahva tekst. Kui ajalooüürikutest võib lugeda, et viikingid toimetasid Saaremaal 250-300 aastat, siis mul ei õnnestunud leida ühtegi viidet sellele, et mõni viiking enam kui 300 lahingus oleks osalenud. Sinul jäi siis nüüd FC Kuressaare särgis 319 mängu, Premium liigas küll natukene vähem, ehk siis üle 300, ehk et kuidas üldse see sinu sinna, just selles valguses, et sa ei ole ju sündinud Saaremaal, vaid Raplas, et kuidas sa üldse sinna sattusid 2011. aastal ja siis nii sügavalt sinna oma juured alla ajasid? No siis juured olid varasemalt juba sees, et isa ikkagi sündinud üles kasvanud puhas saarlane ja lapsepõlves ka paljud suved veetsin Saaremaal, et algusest peale on olnud side Saaremaaga tugev ja kui vaikselt hakkas minust mängija kasvama, siis Jan Vašinski ja seal Kuressaare poole pealt tegelikult juba olid kursis, et ma olin äkki 13-14, siis ühe korra juba olin Kuressaares sellel ajal ja kuidagi sattusin mingisse Kuressaare 2 aastat vanematega, Sander Lahe ja kuttidega käisin seal trennis, kuigi sellel ajal ma olin veel üldse väravavaht, aga sellest saadik oli juba nii-öelda algne kontakt olemas ja kui hakkasin nagu esiliigas suuremaid samme tegema, siis Kure kasutas kohe esimese võimaluse ära, kutsus mind seal 18 olin Flora Duublis, pooluaeg olin teinud ja Kuressaare arvas, et võiksin juba meistriliigas esimesed sammud teha. Tuli kutse, väga meeldis, pakkus huvi ja võtsin vastu ja see meeskond juba esimesel aastal jättis sügava jälje ja seetõttu nii-öelda see side aina tugevamaks läks, aga ise olen alati nalja teinud, et võib-olla mina olen ise Raplast, sündinud, kasvanud Raplas, aga Saaremaaga on ikkagi rohkem sidet olnud terve elu, et ise kutsun ennast nii-öelda 51% saarlaseks või siis, et niivõrd saarlane, kui sa saad olla ilma seal üles kasvamata ja nagu päriselt elamata, aga Saaremaa side on tugev olnud ja see on üks vundamenti kindlasti olnud, miks ma olen tahtnud Kuressaarega seda asja nii pikalt koos teha. Ja siis isa, keda jalgpalliinimesed teavad, kui kauaste tunnustatud jalgpallikohtunikud, temalt sa siis said ka seal jalgpallimõjutuse või pisiku? Jah, võib nii öelda, kuigi võib-olla oli ka natuke juhuslikult, sest isa nooremana pigem kergejõustikut ja võrkpalli mängis palju, et esimesed jalgpalli kogemused olidki isa võrkpallitrennis, lapsena käisin kaasas, soenduseks nad mängisid jalgpalli, mind pandi väravasse, kutsuti Mart Poomiks seal, et sealt see kuidagi pisik tekkis ja esimene klass, kusjuures vanemad isegi teadnud, et jalgpallitrennid Raplas juba käivad, Kehtna jalgpallikool, aga kuna mul naabripoiss oli kuidagi peale kooli oli kadunud mitu korda, küsisin, mis teema on, tuli välja, et jalkatrennid käivad ja niimoodi esimese klassi kohe seal esimese kuu jooksul jalkatrenni üles leidsin ja 25 aastat järjest põhimõtteliselt sai iga päev jalgpalli mängitud. No, kuna sinust, vähemalt minu jaoks, on kujunenud siuke omal veidral moel või mitte veidral moel, kuidas keegi soovib, selline Eesti amatöör jalgpalluri võrdkuju, vähemalt viimasel ajal, siis kõigepealt oled sa valmis sellise nii-öelda nimetuse vastu võtma? Absoluutselt, vaatame, kuhu su mõte viib, aga päris lahe algus. Et mõte viib sinna, et kõigepealt, et me kuulaja jaoks kaardistaksime selle persona siis nagu ära, et kuidas siis üldse see sinu aeg jalgpalli, töö ja äkki veel millegi muu vahel on jagunenud, kas siis üldse ajas või viimasel ajal? No ütleks, et 2018, kui ma Ameerikast tagasi tulin ja Paidega liitusin, siis sügisel tekkis tunne ja vajadus, et peaks ikkagi nagu päris töö ka leidma, et jalgpalli võib-olla nii kõrge palga peale ei saa ja tundsin, et suudan samal ajal nagu 2 asja hästi teha. Saingi võimaluse läbi Veiko Veskimäe seal
seal õnneks alguses trennijad klappisid hästi ja aja jooksul ka tulid need kodukontorid ja asjad ja on saanud tööasju niimoodi korraldada, et ei ole palju mänge ja trenne pidanud vahele jääma, et on see üks korralik väljakutse aastate jooksul olnud ja päevad keskmisest võib-olla tihedamad, aga kuna see jalgpall nii väga meeldib, siis see ei ole kunagi olnud kohustus, vaid peale tööd nüüd, et nii väsinud peab trenni minema, et pigem sa juba ootad, et saab trenni minna ja lõpuni välja. Et see oli mul ka üks, et kui ma tunnen mingi hetk, et enam ei jaksa trenni või ei taha trenni minna, et siis on nagu kohe aeg lõpetada. Aga seda aega põhimõtteliselt lõpuks ei tulnudki, et lõpetasin võib-olla teistel põhjustel, mitte sellepärast, et jalgpalli vastu oleks jalgpallist ära väsinud, et sai need asjad toimima, tööandja väga vastutulelik ja ise ka, ma arvan, kohusetundlik olnud ja kõik asjad ära teinud õigel ajal, hästi, arvatavasti ja siis ei ole nii-öelda palliplatsil pidanud midagi järgi selle tõttu andma, lihtsalt võib-olla see eraelu ja tavaelu ja jalgpallielu tasakaal kõige tavapärasem ja lihtsam ei ole olnud. Ja seetõttu tundsin, nüüd on õige aeg hakata keskenduma rohkem siis nendele eraelule, tööelule ja kõigile nendele ambitsioonidele ja seda elu üles ehitama, et siiamaani jalgpall on olnud selline vundament, mis on neid asju koos hoidnud, aga nüüd on aeg vaadata, mis järgmine elu toob. Järgmine elu, jah. Et see oli siis ikkagi sinu enda tunnetus, et nüüd on, ühel hetkel ju peab stepsli seinast välja tõmbama või oli see ikkagi selline kodune, mitte surve, aga lihtsalt sa tunnetasid, et niimoodi praegu sa enam ei saa või ei taha või ei... Oleks saanud, aga pigem jah, et ei taha, et ütleme, et kogu elu on jõudnud sinna faasi, muu elu on läinud nii hästi, et olin valmis lõpuks jalgpalli jätma ja keskenduma sellele, et viimased aastad 2, et olen eraeluga jõudnud sinna, kus nii-öelda jalgpalli ei pea enam see vundament olema, vaid saab nüüd muudele asjadele keskenduda ja seda elu hakata elama ja üles ehitama, et tundsin, et on veel jalgpalli natuke mitte natuke, tegelikult jalgpalli on sees, aga tahtsin, aasta alguses juba hakkasid need mõtted tekkima ja aasta jooksul lihtsalt sain kinnitusi ja lõpuks ei olnud mitte ühtegi kahtlust, pole tänasel päeval ja pole juba ammu, et see oleks kuidagi otsus, mida ma jääks kahetsema või oleks vale otsus, et jõudis õige aeg kätte ja tundsin selle ära ja ma arvan, et väga hea aeg lõpetamiseks. Et kas võib mingit pidi öelda nii, kuigi ma ei tea, kas keegi üldse, kes nii-öelda püüab mitut asja korraga teha, niimoodi asju tähtsuse järjekorda sätib, aga omal moel äkki on siis nii, et kui töö on sulle, paratamatult igal inimesel töö on ju kogu aeg tähtis, siis mingi hetkeni oli see jalgpall sulle siis see number 2 ja kõik muu seal järel, siis nüüd jõudis siis kätte aeg, kus jalgpall enam ei olnud see number 2 äkki. Jah, võib nii öelda küll, et prioriteedid või lihtsalt ma ei olnud kunagi, ma ei arvanud, et ma mängin 35 või 40, et mõtlesin, ma 30 saan, siis hakkan juba aasta järgi hindama, et kuidas keha vastu peab, kuidas tervis, kuidas motivatsioon, kuidas muidugi klubil läheb, kuidas meeskonnal läheb, kogu need asjad, kogu see pakett kokku ja sellel aastal 2025 ikka endiselt kõike seda väga nautisin tõepoolest ja kuna ma teadsin, et see lõpp on tulemas, siis seda enam oskasin hinnata neid, nagu kuskil mainisin ka, et iga kord, kui kuskile võõrsil mängule veel läksid, teadsid, et see on viimane kord sellel staadionil, et oli kuidagi erilisem tunne lihtsalt sellel ajal, seda veel võib-olla kellegiga ei saanud jagada, kogu fookus oli meeskonna edu peal ja et hooaeg lõppeks võimalikult kiirelt ja hästi. Lõpuks kiiret lõppu ei tulnud, aga hea lõpp läbi raske töö, nüüd novembri lõpus ikkagi tuli kätte ja varsti saab puhkama minna. No ju see siis nii pidi sümboolselt ikkagi just selle pärast minemagi võib-olla. Aga Markus Jürgenson, ka ikkagi selline kodune legend, ütles ühes teises saates, mõtiskledes siis Eesti liiga üle, et tema arvates just Eesti liiga taseme tõusu esimene eeldus oleks see, kui siis praegused amatöörmängijad saaks ja tahaks ja julgeks siis rohkem jalgpallile panustada, ehk et siis sõnum siis nii-öelda amatöör jalgpalluritele, et see on esimene ja ainukene võimalus, kuidas meie liiga tase tõuseb, et nüüd siis ma küsin sinu kui
alalise ja nüüdseks küll lõpetanud amatöörijalgpalluri käest, et kas ja kui palju sina enda peas nende aastate jooksul veeretasid sellist mõtet üldse, et äkki loobuks muust, äkki paneks kõik kaardid jalgpallile? Viimased aastad väga enam mitte, et mul kuidagi läks nii hästi käima see töö ja jalgpallielu tasakaal ja ma arvan, et mu need trennikoormused ja see pühendumus ja see, mida ma trennis näitasin, kui palju ma lisatrenni tegin ja kuidas ma hoolitsesin kogu selle eest. Vabandust, millal sa seda tegid? Peale tööd mõnikord, üks aasta läksin isegi, käisin mitu korda nädalas ise peale jalkatrenni veel jõusaalis lisaks tegemas ja päevatöö, siis pärast trenni trenn, siis lisatrenn. Just nii. Mis kell siis oli, kui see lisatrenn lõppes? Oleneb, mõnikord jõudsin 9 koju ja siuke režiim oli ikka hiline, aga ühesõnaga muud ei olnud elus. Aga jah, sellel ajal, selle mõttes üksinda elades saab seda lubada, kui kellegi teisega koos ei ole või vastuta või nagu kogu see. Et üksi elades sai siukest asja lubada ja nautisin ka seda samal ajal, et mõned aastad tagasi tahtsingi proovida, et kui ma tõstan need trennikoormused, kuidas asi minema hakkab ja tegelikult 28 olin, siis tegin selle otsuse, et testin need limiidid ära, et palju ma saan teen lisatrenni jõusaali kõvasti, et kui palju see mõjub ja 28-selt saavutasingi elu parima füüsilise vormi ja poole tegin väga suure arenguhüppe, isegi kiiruslikes näitajates olin seal top 3 kõigis Kure nendes testides, et 30 meetri ajad ja värgid kõik olid paremad kui kunagi varem, et oli natuke kahju, et võib-olla nii hilja seda asja avastasin, et oleks aastaid varem kas või see teadmine olnud, kuidas jõusaalis õigeid asju teha ja kogu see, et kuna hiline areneja olin, aga oleks võib-olla varem sellise arenguhüppeni jõudnud, aga lõpuks elu parim tippvorm ja need suuremad kiirused lõppesid sellega ka, et tuli väike tagasilöök sportlase songa näol ja pidi siuke 1,5 isegi läks hästi. Pidin väikse pausi tegema ja peale seda sinna kõige paremasse vormi lõpuni välja tagasi saanud, et võib-olla keha ei olnud harjunud selliste kiiruste ja koormustega, et lõpuks ikkagi tippvorm on sportlastel kõige ohtlikum periood just vigastuste ja haiguste ja kogu sellega, et võib-olla see olin nii piiri lähedal ja miski viskas üle, et natukene tõmbas seda jälle alla, aga sealt ma õppisin väga palju ja olles küll nii-öelda siis amatöör või poolamatöör jalgpallur, siis alati, kui tulevad Kuresse ka sellised et ambitsioonikad noored, kes on valmis tööd tegema ja lisatrenni tegema, siis alati just neid kõige rohkem võib-olla toetanud suunanud, kellel on kõige rohkem potentsiaali ja kes ise tahavad seda teha ja tahavad lisatrenni teha, ei karda pingutada, ei karda kogu seda, et ma olen alati motiveerinud selliseid noori aidata ja aidata neil järgmisi samme teha ja Kures siin aastate jooksul päris mitmed mehed on päris suuri julged samme edasi teinud ja tahaks uskuda, et oli endal ka väike samm või väike roll seal sees, näiteks Larsen ja Männilaan ja et siin mõnda mainida. Aga ise tahad siis ka olla väikest moodi selline müüdimurdja, sest teatavasti ju üks õige jalgpallur peab olema selline 100% jalgpallur, et siis kui vaja, siis päeval magama ja kõik uned, toitumised ja kõik muud värgid paigas, et sina vist ka parima tahtmise korral sellise elukorralduse juures seda täiuslikult, nagu üks õige jalgpallur peaks tegema, on vist võimatu teha. Kindlasti jah, et eks seal oleks saanud veel rohkem kõike teha ja kõike paremini teha, aga kuskilt tuleb järgi kanda, seal tähtis oligi, et sul on vundament on ikkagi paigas, et see une pealt sa pikalt ei saa järgi anda, sealt hakkab muidu kõik asjad kannatama ja baastoitumine ja asjad peavad sul paigas olema, aga nüüd just need lõpudetailid ja kogu need, mis iganes lõunauinakud ja võib-olla sellised väiksed, et taastuvad treeningud või et kõike ikkagi ei olnud võimalik teha, aga ma arvan, et sellise poolprofi või sellega, et ma käisin terve aeg olen täiskohaga tööl käinud, midagi häbeneda ei ole ja proovisin ja treenisin ikka päris korralikult. Kas sul vahepeal siis nende viimaste aastate jooksul, kui hakati järjest rohkem rääkima, et meie liiga muutub ja on juba muutunud nii-öelda professionaalseks, vahepeal muigasid ka, et tore on?
ei, aga ise ma arvan, et selle asja sees muutusin ka selle ajaga professionaalsemaks, et kui ma mõtlen, mis siin Premium-liigas ja ka Kures, kuidas see asi toimus, kui ma tulin sinna 2011-2012 versus aastal 2025, siis need on tõesti erinevad maailmad ja kirjelda neid eri maailmu. No 2011 näiteks esiteks pool tiimi oli Saaremaal, pool tiimi oli Kuressaare seal Tallinnas, mängujärgsetes trennides, mis olid nii-öelda vabatahtlikud, seal tihti käisime 2-3 koos, peatreener Samu Külnei, tavaliselt oli Martti Pukk oli seal, mina olin seal ja siis mõnikord võib-olla keegi oli veel, mängisime seal ja käisime saunas ja mängisime jalgpalli, tennist ja keset hooaega oli täiesti aktsepteeritav käia puhkamas, kuna tööinimesed ja sellel ajal oli tõesti täielik. Sa isegi unistanudki veel, et võiks mingit raha või boonus saada või midagi sellist, et see oli lihtsalt juba privileeg omaette, et said meistriliigas mängida. Aga nüüd aastal 2025 sul on treeningutel droonid lendavad, meil on eraldi suurepärane, tõesti kahju, nii hilja, 32 oli, et sellise tipptasemel fitness-treeneri saime omale Kuressaarde, saame seal Jalgpalliliidu jõusaalis tipptasemel varustust kasutada, et sellised asjad jalgpalluri karjääri kohta võib-olla tulid liiga hilja mu ellu ja sellest on natukene kahju, et vaadates milliseid hooaja ettevalmistusi meie tegime võib-olla vanuses seal 16-18 ja vaadates, mida noored saavad nüüd teha, et areng ja infrastruktuuri areng on olnud meeletu, et me lükkasime vanasti soenduseks, lükkasid kunstmuru labidatega puhtaks. Nii ma ei mäletagi, millal oleks pidanud mingi lume sees või mitte hallis siis talvel treenima, et selle koha pealt on meeletu areng olnud lihtsalt, kui hakkame suurt pilti vaatama, siis võib-olla konkureerivates riikides on see areng veelgi kiirem ja veelgi parem olnud, aga ise olles lihtsalt siin asjas sees, siis on tõesti täiesti teine maailm. Aga kas sa kui sa jätad nüüd enda konkreetse olukorra kõrvale, siis põhimõtteliselt oled päri sellega, et meie liiga tervikuna tase saab ja peab tõusma, kui meil on järjest rohkem siis päriselt, mitte paberil professionaalsed jalgpallurid. Kindlasti. Selleks on vaja laiendada seda püramiidi, aga just seda püramiidi kõrgemat osa, ehk siis need noorte jalgpallist algab kõik, et sealt tuleb vanasti ei olnud nii lihtne näiteks esiliigassegi jõuda, praegu kõik on 15-16 mängivad juba esiliigas, et palju nooremaks on meil see asi läinud, aga kui nüüd need kasvavad ja ma arvan, et see konkurents tuleb juurde, aga tõesti, mida rohkem me saame omale profe ja kes saavad keskenduda täiskohaga lihtsalt jalgpallile, et muidugi see on üks tähtsamaid asju, mis saab olla. Mis sa selle liiga taseme kohta, mida üle siin on nii ja naapidi ja üks arvab ühtpidi ja teine teistpidi, kes hindab tippu, kes hindab keskmist taset, ehk neid mõõtmispunkte on hästi palju, aga mis sina milline sinu tunnetus on, kas see liiga on meil tugevamaks läinud või tegelikult ei ole? Liiga, ma arvan küll, et on tugevamaks läinud kogu see üldine füüsiline tase, see tempo, kogu see ühtlasemaks on mina ütlen 100% ühtlasemaks läinud, et vaadates, kuidas alumine ots, kui ma tulin Premium-liigasse, meistriliigasse sellel ajal, kuidas alumine ots, kui sa läksid võõrsil seal Levadia või Florade asjadega seal, paljud jaoks oli ikkagi enne mängu oli juba kaotustabelisse kirjutatud ja see, milline see mängupilt välja nägi, palju sul mängu peale oli üks võimalus võib-olla kogu see võrreldes nüüd, et palju sa mängu jooksul saad seal Flora Levadiaga, Paide Kaljuga, palju sa saad võimalusi, palju sa saad lööke, kui pikad perioodid sa üldse suudad suruda või mängus sees olla, kui tihti saad punkte, kui tihti kaotad ühe väravaga selliseid napikaid, et minu meelest ja hinnangul ja ma arvan, et paljud andmed ka toetavad seda, et mängud on läinud tasavägisemaks ja alumine ots on ülemise otsale tulnud lähemale. See, kas nüüd ülemine ots on tugevamaks läinud, seda euromängud oleneb aastast, et seda on väga subjektiivne asi, et kuidas hinnata, aga kas või see viimased aastad Levadia meeskond, tegelikult see komplekteeritus on Eesti liiga kohta ikka üks läbi aegade kõvemaid ja need Flora imelised aastad või imeline aasta konverentsi liigas ja selliseid asju kunagi ei suudetud teha. Flora mängis seal väga tugevate Euroopa satsidega, väga arvestatavat mängu, et ja need asjad on just juhtunud viimastel aastatel,
et ma arvan küll, et tase on tõusnud, aga tase on igal pool tõusnud ja natukene siin oleneb aastast ja oleneb kogu sellest väikestest asjadest, lõpuks tuleb see kokku. Et jah, kokku see võtta, siis ühtlasemaks on liiga läinud, alumiste meeskondade tase võrreldes varasemaga kindlasti on tõusnud, nende võimalused on tõusnud, eelarved, professionaalsete mängijate arv on tõusnud ja niimoodi see asi paraneb, aga kõvasti on veel minna ja tööd teha. Kas, kui sa mainisid enne, et Flora duublist sa Kuressaarele silma jäid ja sinna läksid, see oli nüüdseks juba 14 aastat, uskumatu küll tagasi. Kas sul oli ka siis või hiljem mingi siuke, et sa nagu põdesid, et sa Flora süsteemis nagu päris läbi ei löönud või mitte? Ei põdenud ja sellel ajal võtsid ikkagi nii-öelda aasta korraga ja kuna ma Kures, mul tuli väga hästi välja, siis ma 3 korda sain Flora esindusega võimaluse, et 2 korda olin seal Reimi ajal hooaja ettevalmistusel, siis nägin esimest korda elus seda, mis tähendab profimeeskond, mis tähendab profitingimused, see kogu treeningute tase ja nõudlikkus. Ja siis 3. aastal jäin juba nii-öelda pooleks aastaks esindusega, aga olin natuke, ma arvan, et noor, nagu ma ütlen, hiline avaneja olin ja võib-olla jäin pehmeks sellel ajal ja olnud siuke Malbe maapoiss sellel ajal ikka rahulik Raplast ilma võib-olla ei olnud selline ambitsioon, nagu osadel seal nägid, et ma pean saama jalgpalluriks või muidu suren, aga minul ei olnud seda. Ma teadsin, kui jalgpallis ei lähe, siis ma saan ülikooli minna, saan muid asju teha, et kunagi ei olnud sellist selg vastu seina ja ma arvan, et noorena jäi nahaalsusest puudu, et see on ajaga juurde õpitud, aga päris viiking ei olnud ikka? Kasvasin viikingiks, et kõik asjad mul tulid jalgpallis, ütleme, et pika aja ja väga raske lisatrenniga, et juba gümnaasiumi ajal seal hakkasin ise kooli ajast seal Audenteses kergejõustiku trennis käima, et sain seal pikalt näiteks Janek Õiglasega koos treenida ja selliste ägedate vendadega, et oli vaja treenida nii-öelda jooksmist ja kogu seda kiirust, et üldse oleks mingigi võimalus, aga ma arvan, et nii-öelda füüsilisi eeldusi liiga palju ei olnud, et kõik tuli aastate jooksul ja raske tööga, aga noores nii-öelda 19-20 ma selline noor talent ei olnud, ma olin väga kohusetundlik, ma tegin oma asjad ära, aga ei olnud võib-olla piisavalt julgust, agressiivsust, kõike seda, mida ka vaja läheb, et see tuli aastatega alles juurde kogemusega. Et selle tahad jäi, aga see andis mulle võimaluse minna Ameerikasse ja hoopis teistsuguse elu üles ehitada, et suuri kahetsusi pole, võimaluse sain, et mida ühtegi etteheidet ei ole, lihtsalt ise ei mänginud seda võimalust sellel hetkel välja. Ja nüüd selle koha peal irvhambad tõenäoliselt ütlevad, et läksid Flora duublisse. Seda nalja võib teha ja aastate jooksul palju kuulnud, aga nagu ise oled seal asjas sees, siis see on see, et klubidel mingi side on ja mingid klubid vahetavad oma vahel rohkem mängijaid ja need asjad, et neid asju on teiste klubide vahel ka ja ega see on võib-olla kuskil seal üleval pool, aga meeskonnas sees ja riietusruumis see ei ole mitte kuidagi ei käi läbi, et isegi ma olen Florale peaaegu kõige rohkem väravaid Premium liigas löönud ja neile mitu sellist ajaloolist kaotust kinkinud, mis on neile, ma ei tea, meistritiitleid maksma läinud põhimõtteliselt sõna otseses mõttes, et seal kehva tööd teeme duublina, kui järjest nii-öelda esindustiimile loobime kaikad kodaratesse, et ise pole, ma saan aru, kus need naljad tulevad, aga tegelikult selles asjas sees oled, see ei mõjuta mitte kuidagi, kui siis need noored, kes tulevad Florast meile laenul ja nad tahavad ennast veel rohkem näidata ja nad on veel rohkem motiveeritud Flora vastu, et jah, sellised on minu tunded ja mõtted sellega. Isegi, näiteks mul tuleb meelde üks eelmise aasta mäng Lillekülas, vaevalt, et see nüüd oli tingitud sellest, et vastane oli Flora, kuigi sa võid selle arvamusega ümber lükata, kus sul seal kuulsalt keskmised sõrmed lendasid ja millest oli palju juttu ja muud värki, et võib-olla hoopis nendes mängudes sa hoopis tunned ise ka ennast rohkem motiveerituna kuidagi? Endal ei ole, siis ma olen ise ka, ma ei tea, vanuses 7 kuni siis 20, ma olin esimesed pool elu, ma olin Flora süsteemis, ma olen üles kasvanud, mul ei ole mitte midagi
noh, mitte midagi halba pole Flora vastu öelda, seal ma üles kasvasin jalgpalluriks ja noh, see mäng oli, see oli lihtsalt kahju, kuna see oli esimene kord, kui mul näiteks elukaaslane oli mu mängu vaatamas, seal oli nii palju sõpru mul vaatamas, lõin oma hooaja 10. värava, ma teadsin, noh, see oli väga tähtis värav ka, meil punkte oli vaja ja ma teadsin, et see värav, see ei ole viga, nagu kui tema vastane tegi mulle peale, mulle talda ja joone pealt palli sisse, siis mis su isast kohtunik pärast arvas? Ma täpselt ei mäletagi, kõige rohkem pettunud valideeris sinu arvamuse? Põhimõtteliselt küll, jah. Kõige rohkem pettunud oli ikkagi ema, et kas ta on niimoodi siin kodus mind üles kasvatanud, kindlasti ei ole, aga selle üle ikka palju nalja teinud, et mängid 25 aastat jalgpalli ja kõige legendaarsem hetk, mis folkloori läheb, on see, et tõstsid sõrmed üles ja muidugi see, et see asi üldse niimoodi läks, see näitab ka jalgpalli ja meie kogu selle asja arengut, sest ma olin 70 meetri kaugusel sellest olukorrast, ei osanud oodata, eeldada, isegi mõelnud selle peale, et see võiks olla suures kaadris, teisel pool väljakut, täpselt sellel hetkel otse ülekandes, et ja muidugi ega see on mingi planeeritud liigutus, ma olin lihtsalt pettunud, et asi ära võeti ja lihtsalt siuke, et ja aga sõpradele ja sinna isegi välismaal kõigile sõpradele see kohal jõudnud, et uskumatud lained tegid online'is ja tegelikult peale seda olukorda ma sain väga palju toetavat sõnumeid ja selliseid kiitust, et lõpuks keegi tegi ära ja väga paljudele läks see korda ja just positiivselt, et muidugi mitte kõige parem eeskuju võib-olla noortele, aga jalgpallis tuleb ka selliseid asju ette ja jalgpall on ikkagi meelelahutus ja meelelahutust see hetk kindlasti pakkus ja usun, et sõpradel on aastateks veel nalja ja see aasta ka võõrsil mängudes pea kõik ultrad kasutasid seda ikka väga palju ära, siin lõpuni välja Viimsi ultrad palusid kogu aeg sõrmi näidata ja Harju Laagri ultrad panid päris head kino sellega ja mitmed veel, et siuke lõbus asi, mis ma usun, et annab meie see jalgpalli folkloori mingi värvi juurde. Ema on tänaseks kandestanud või? Ma usun ja loodan küll. Mainisid seda Ameerikasse minekut. Olid siis Ameerikas, õppisid ülikoolis, läksid ikkagi õpingute pärast ja mängisid sealt kõrvalt jalgpalli või see kuidagi ajas muutus? Tegelikult oligi jalgpalli oli siin, läks hästi, aga Floras läbi ei löönud, siis mõtlesin, okei, tegelikult on aega hakata ülikooli peale mõtlema ja siis kuulsin, et see Ameerika asi on teema, sellel ajal ta polnud üldse nii nagu populaarne Eesti sportlaste seas ja oli siuke, võib-olla mõnda kergejõustiklast teadsid, aga ega muidu jalgpallurite kohta ei teadnud midagi, et seal niimoodi saab teha. See oli 2014 kuulajale siis teadmiseks. Ja kogu see protsess hakkas juba siuke 2000 aasta varem pihta rahulikult, et see võttis aega. Aga siis kuulsin, et on siuke teema ja ega ei tahtnud tegelikult nagu jalgpalli jätta ja lihtsalt õppima ka minna ja üle Euroopa olid igal pool kuskil sõbrad juba laiali ja siis tundus, et Euroopa variant hakkas ka juba igavaks jääma ja siis avastasin, et Ameerikas saad teha mõlemad väga heal tasemel edasi, ehk siis nii-öelda nagu siin Eestis osad käivad tippjalgpalli kõrvat ülikoolis, aga seal kogu see süsteem on selle peale ehitatud ja arvestab sellega. Ja tingimused on täielikud profisatsi tingimused, et 2 trenni päevas, sul on füsioterapeutide ruumid, sul on see jäävannid, sul on kõik vahendid on olemas, rääkimata sellest infrastruktuurist ja kogu sellest, et Eestis naljalt ei olegi tegelikult ühelgi klubil selliseid võimalusi nagu USA seal nii-öelda kõrgema divisjoni ülikoolidel on. Kui me siin räägime amatöörlusest, nagu me enne rääkisime, siis see siin oligi amatöörlus, mida sa siin harrastasid, eks ole, pärast seda, aga see, mis Ameerikas oli ikkagi, seda võib siis sellega võrdluses nagu profitasemeks nimetada, lihtsalt sa õppisid. Jah, seal ongi õnneks, nad peavad sellega arvestama, süsteem on selle peale ehitatud, et sa saadki enne kooli teed trenni, pärast kooli teed trenni, sa saad puududa jalgspordi ja treeningute pärast nii palju kui vaja on, et muidugi ka taaskord nii-öelda topelttöö, et seal oli naljakas kuulda, kuidas tavaõpilasena on seal raamatukogus mingi, nii palju on mingi õppida või nii raske, et aega ei ole, aga siis endal on vahepeal 4-5 tundi päevas on trenne ja saad ilusti asjad tehtud, et Eesti akadeemilise põhja pealt ma arvan, et enam sportlastel on USA ülikoolis ei ole tegelikult üliraske, pluss seal on 4 aasta peale see laiali tõmmatud, ehk siis see koormus on
väga paras ja olen väga õnnelik, et pooljuhuslikult avastasin sellise võimaluse ja julgesin selle siis nii-öelda testida ja vastu võtta ja lõpuks see variant tuli, et sealt ma tulin tagasi, läksin otse nii-öelda Paide linna meeskonda ja väga tugevas meeskonnas mängisin ennast põhikoosseisu seal tugevas konkurentsis, et sain selle 4 aastaga seal USA ülikoolis paremaks mängijaks, tugevamaks nii vaimselt kui füüsiliselt ja oli väärt see, pluss sai cum laudega haridusega kaasa, et see tõi mulle kohe nii-öelda hea töökoha ka ja olin päris mitmeid pakkumisi oli, kui Eestisse tagasi tulin tööle minekuks ka, et suurepärane otsus ja taas kord julgustan, et jalgpallureid, kellel, või üldse sportlasi, kellel täpselt siuke ei tea, kas tippspordis löövad läbi või tahab seda ülikooli seda ka, siis see on ideaalne siuke kuldne kesktee, mida vastu võtta, et ei pea kummaski loobuma ja saad nii-öelda karjääri pikendada, vägevaid kogemusi ja saad siis ka otsustada, et paljud ju meie tippkorvpallurid, tippkergejõustiklased just Ameerikas on oma nii-öelda järgmise arenguhüppe teinud, et kindlasti üks käike, mida ette võtta ja loodan, et seal see poliitiline olukord neid välismaa sportlaste kohtasid ei ohusta, et saavad endiselt kõik minna ja kellel abi vaja, siis võib julgelt küsida ka. Ja Paidesse sa siis sattusid läbi kontakti Veiko Veskimäega? Absoluutselt mitte. Läbi kontakti, ei teagi, läbi kontakti Meelis Roobaga, sest aastal 2015 ma juba läksin Paidesse esimest korda ja mängisin, sest tulin Ameerikast tagasi peale esimest hooaega, olin nii-öelda üles pumbatud ja suurepärases vormis, olin Kuressaarde regatud, Kuressaare mängis esiliigas ja esimene mäng seal nii-öelda tagasi tulles käima läks seal mai lõpus ja lihtsalt tahad igal pool joosta teha, lihtsalt vaatad, ei ole see tempo ja ei ole see tase, kus praegu nii-öelda oma tippvormis ja sellises olekus olla, et siis hakkasin uurima ja Meelis Rooba oli huvitatud, läksin Paidesse nii-öelda proovi trennima, testima ja toimis, et ülejäänud suve mängisin siis Paide eest esimest korda Premium liigas ja siis juba läksin nii-öelda tippvormis tagasi Ameerikasse ja 3 aastat oli veel seal, et järgmised suved mängisin Ameerikas juba, et siis ei olnud aega nii-öelda Eestisse tagasi tulla. Aga 2018 ülikool sai läbi, siis tulin tagasi ja olin juba Paidesse registreeritud ja sai kohe tegutsema hakata. Aga siis omamoodi selline, mitte veider, aga omapärane näide siis sellest, kui väike on maailm on siis see, et endise Paide mängijana on sul siis viimasel ajal olnud muul alal kokkupuuteid siis Paide jalgpalliklubi tänase presidendiga. Absoluut, see tuli nagu 2018 tööpakkumine tuli võib-olla just, et läbi Paide ta mind teadis, uurisin seal Jaanus Pruuli käest ütlesin ka, et kuule vaatan tööd, siis Jaanus ütles, kuule, et Veiko otsib täpselt sellist venda, et räägi Veikoga, ma viin su kokku ja et pigem läbi jalgpalli avastasin Veiko, et mitte läbi Veiko ei läinud Paidesse. Ja siis hiljem jõudsid siis Kuressaarde seda, kui palju Kuressaare klubi ja meeskond on ajas muutunud, seda sa enne juba kirjeldasid, aga kui sa mõtled oma Kuressaare treenerite peale, siis mida sa kellelt sa kõige rohkem midagi saanud oled, mida sa nagu jääd mäletama? No hakkame algusest tulema, näiteks kui ma läksin noore poisina Kuressaarde, siis oli legendaarne Sergei Samogilnõi, oli Kure peatreener ja temale ma olen väga tänulik kogu selle usalduse eest, et tema midagi minus kohe nägi, pani mind kohe standardolukordade peale. Ma 18 ma läksin Kuresse, ma sain põhimõtteliselt kohe penaltid enda peale. Poleks teda seal sellel hetkel olnud või sellist usaldust olnud, kes teab, millal ma oleks penaltite peale jõudnud ja minust ei oleks saanud sellist kuulsat penaltilööjat. Ja penalti kunni tahtsid sa öelda? Jah, viimane aasta lõi paar mõra sellesse staatusesse, muidu oli uskumatud numbrid, aga viimane aasta natukene ebaõnnestus, aga kindlasti see Samogilnõi usaldus, et olin seal peaaegu kõiki standardolukordasid toimetasin ja penaltid sain ka kohe endale ja lõin seal oma esimesed 2 väravat Kure eest lõin karistuslöökidest ühes ja samas mängus, kui 18 olin. Et see andis nagu kogu järgnevaks mängijakarjääriks selle nagu aluse ja julguse, et võiksin standardid ja penaltid ja asjad enda peale võtta. Ja siis hiljem muidugi
Jan Važinski oli väga sellise põneva lähenemisega ja arendas treenerina, siis Kalašnikovsilt õppisid vaimset tugevust ja siis juba tuli Kožuhovski, kellega viis... Kalašnikovis ei tahtnud väga pikemalt praegu peatuda. Jah, ütleme, et jätame selle peale, et treenis väga palju vaimset tugevust ja siiamaani, kes sellel ajal meeskonnas olid, siis jagame, kui näeme, siis jagame aeg-ajalt neid ühiseid kogemusi või siis mõni meeskonnakaaslane, kes on mujal olnud tema all, et jagame neid kogemusi ka, et need on juba eraldi huvitavad jutud, aga... Eraldi saate teema. Aga siis tuli Roman Kožuhovski, mees, kes tegi Kurega igas mõttes ajalugu ja kellega nii-öelda enda kindlasti ka karjääri parimad aastad tulid välja, et sealt õppis ikka väga palju kogu see suhtumine ja distsipliin ja mees juhtis enda eeskujuga, et oli nii-öelda oli täielik eeskuju seal meeskonna ees ja kuigi ta eesti keelt ega inglise keelt ei räägi, siis suhtlemisega probleeme ei tulnud ja oli nii-öelda kogu meeskond oli enda taga ja suutsime nii-öelda tuumikud koos hoida ja teha ajaloolisi tulemusi, et 50 punkti, ütlen ausalt, mõned aastad tagasi või varem ei oleks arvandud, et saame Kurega sellise meeskonnaga, kellega peaaegu lähed seal eurokohtade peale mängima, saad 50 punkti ja saad kõigilt saad punkte kätte, suudad kõiki võita, ma ei tea, A. Le Coq Arenale tuled, võidad Levadiat, juhid 3-0 mingiks hetkeks ja võidad seal eurosarjad ajal, võidad Florat 1-0, et sellised need vägevad tulemused jäävad, ma arvan, eluks ajaks meelde ja nüüd viimasel hooajal siis peatreener vahetus. Oli 5 aastat oled sama treeneriga mängid, siis oli ka väga põnev nii-öelda viimaseks aastaks mängida teist tüüpi jalgpalli, kogeda ka korra veel elus nii-öelda teist tüüpi treenerit ja Sander Post ja kogu tema tiim ka väga professionaalne ja sellist väga metoodiline lähenemine treeningutele ja usun ka, et niivõrd professionaalselt kogu selle asjale läheneda, pluss need fitness-treenerid ja kõik need võimalused, mis viimase aasta jooksul Kuressaares olid, et varasemalt on nii-öelda, sellega on ka samm edasi tehtud, et varasemalt klubil pole võimalik olnud nii palju asju meile pakkuda, aga on juba päris hakkab looma tingimused, et jääb ainult nii-öelda meeste enda teha seal trenni ja kogu neid võimalusi ära kasutada. Kuidas sa Kuressaare meeskonna liidri igas mõttes kaptenina suhtusid aastakese eest sellesse olukorda, mis tekkis Otto Robert Lipuga, kui tal ravikulud jäid klubi poolt katmata ja sellest vähemalt jalgpalliskeenel plahvatas päris kõva skandaal. Kas te olite ju kõik meeskonnana selle sees. Mis su mõtted olid? Sellel ajal võib-olla seal peab, ma ei tea, kas ise endale ja ka teised või sellel ajal, kui see toimus või see Otto ei ole ka selline, see ei läinud kuidagi suure kella külge või see oligi see kuidagi jäi taustal või täpselt ei teadnudki, mis seal toimus, kuidas seal toimus, et see kuidagi jäi pildilt kõrvale ja kui see uuesti tuli teemaks, siis see kommunikatsioon, mis peale seda oli, kui Otto lihtsalt ka rahulikult nii-öelda rääkis oma mõtteid sellest või kuidas see läks ja mis kõik sellel järgnes, et klubil kindlasti sellest kommunikatsioonist palju õppida ja kogu nii-öelda meeskond ja mängijad olid muidugi seal Otto selja taga ja ma arvan, et ma ei olnud ainukene, kes seal nii-öelda selle Jürgensoni ägeda aktsiooniga kaasa ka läks ja proovis aidata, et see oli tõesti kehv olukord, aga ma arvan, väga hea, et see nii-öelda tuli lõpuks välja ja sellega tegeleti ja lõpplahendus on väga hea, kõik nii-öelda lahenes lõpuks. Kuigi Otto lõpetas karjääri varem kui sina, aga... Otto jah, seal igasugu, eks Otto saab ise rääkida, seal igasugu põhjuseid, miks ta lõpetas nii jalgpallilisi kui jalgpalliväliseid ja eks tal tervisega lihtsalt ei vedanud, et nagu tihti nendel kõige andekamatel, talendikamatel ja kiirematel mängijatel on, et mõnikord lihtsalt keha ei pea vastu nendele suurtele kiirustele, kuna see on nõudlikum kehale ja Ottost selles mõttes tõesti kahju, et tal need põlved paar korda katki läksid ja see ikka
ikka mõjus juba endale vaimselt raskelt, kui sa nägid, et kui tal jälle läks või kui ta tuli tagasi ja lõi selle esimese värava ja sai selle ikkagi lepingu kätte, mida ta taga ajas, et olin väga õnnelik ja toetasin nii, kuidas oskasin ja aga lõpuks ikkagi ei läinud asjad ja Otto jalgpallikarjääriga, aga nüüd ta ka lõpetab juba kohe magistrikraadi ja olen kindel, et tal elus läheb hästi, et on väga asjalik ja selline praktiline mees, aga jah, ma arvan, et see mängija potentsiaal just vigastuste tõttu jäi realiseerimata. Selgita, kuidas sa just nendel viimastel aastatel suutsid jääda siis niivõrd sellesse ühte klubisse nii kõvasti kinni, kes ei olnud pealegi tippklubi. Olukorras, kus Kuressaare fännibaas on küll kirglik, aga väga väike. Publikunumbrid ju reedavad seda kõikidel viimastel hooaegadel, et räägi just selle poole pealt, et lihtsalt mängida on üks asi, aga et sa suutsid seal meeskonnas olla olukordades, kus sind kutsuti ka mujale, millest me veel ka räägime, eks, et kus sa leidsid enda jaoks selle nagu motivatsiooni? No need nii-öelda numbrid jah, on väikesed ja klubi ja meeskond ja muidugi kõik alati tahavad rohkem, aga see on üks väljakutseid olnud, aga endal isiklikult, kuna need saare juured on nii tugevad ja mina enda poolt olen töö ära teinud või ütleme, et minu eest on töö ära tehtud, minu poolt on alati sugulased platsi kõrval, 2 tädi, suurepärased fännid, olid aastaid kõik Saaremaa mängud kohal, vanemad olid peaaegu alati kohal ja seal sugulasi erinevaid käis veel läbi, et endal juba ainuüksi selle pärast oli äge mängida ja seal palju mitmeid Kure fänne, ma tean isegi aastast 2011, kes olid tribüünil ja siiamaani on tribüünil ja mõnel ka minu särk seljas ja kahjuks Kure ultratega, kes ka siin aastaid tagasi panid väga ägedalt, oli siuke 20 punt ja tegid meistriliigas ühte kõige ägedamat asja, et kahjuks nendel samamoodi nagu seal väikeste kohtadega on, et 1/3 pundist läks Tartusse, 1 punt läks Tallinnasse, mingid vennad jäid Kuressaarde, siis mingid perioodid ka, kus võib-olla enda Kuressaare seal sõbrad, Mairo Miilid või mõni läheb Kuressaarest ära, et alati on see, et kas meil on piisavalt saarlasi meeskonnas, kuigi ma arvan, et Premium liiga peale vaatad, siis meil oma kasvandikke, kes reaalselt mängivad ja need minutid võtavad, me oleme täiesti, et selle taha asi ei jää, et meil on nii väiksest kohast oled pärit ja sul on 3-4 puhast Kuressaare poissi põhikoosseisus, see ei ole üldse mitte halb näitaja. Aga jah, kuna treenid Tallinnas ja võib-olla ei saa sellist noorte tiimidega ja kogu selle klubiga seda sidet, et seal on mõtteid, klubis on inimesi, kes teevad sellega tööd, aga see on asi, kus on arenguruumi kõvasti ja muidugi see infrastruktuur seal ei ole kõige mugavam, kus mängu vaadata, linnastaadion fantastiliselt ilus, aga väga, väga külm ja tuuline, aga ainult selline tingimuste taha ei saa ka minna, et on mänge olnud, kus on väga korralik kaaselamine, nüüd viimasel mängul ka oli muidugi Viimsi fänne palju, aga meie fänne oli ikka kõvasti rohkem seal ja oli juba siukse pea 300 pealise publikuga, tundsid täitsa nagu sellist mõnusat atmosfääri, aga seal ma usun, et on nii meeskonnal endal roll kui ka klubi sees, tuleb tööd teha sellega, et ikkagi saarlastega seda sidet kasvatada ja ma arvan, et just võib-olla läbi selle, et rohkem noorte tiimidega koos teha ja kogu seda klubi asja nagu koos ajada, aga see ei ole ainult selles mõttes Kuressaare probleem, et see on läbivalt. Muidugi tahaks mängida 1000 pealise publiku ees iga mäng, aga võrreldes 2011, kui ma liigasse tulin, oli keskmine publik umbes 150, alla 200. Eesmärk oli, mäletan sellele, et me tahame ikka 200 peale saada selle keskmise ja nüüd siin juba 400 peal see, et 300-400 juba hakkab mingi elu seal tribüünil tekkima, aga Eesti rahvas ei ole jah. Noori jalgpallureid on palju, aga neid kõiki koos vanematega tribüünidele saada ja et kogu neid spordialasid ja tegevusi on kuidagi, meil on nii hajutatud, et meil ei ole selliste suuri rahvussporte, et kogu fookus on seal, et seal on neid põhjuseid on nii palju, millest võibki rääkima hakata, aga nagu ma arvan, et vabandusi pole liiga palju mõtet otsida, et pigem on
hakata mingist nurgast jälle tegelema ja siit-sealt nii-öelda kümnete haaval neid tribüünile juurde tooma. Nii, ja siis ühesõnaga sina otsustasid olukorras, kus Kuressaare kodumängudel oli ja on siuke 100 pealtvaatajad, olukorras, kus meeskond siis käib kodusaarel kord siis paari nädala tagant mängimas, otsustasid öelda ei kellele ja millal teistest Eesti klubidest? No seal liiga palju ei ole tegelikult aastate jooksul uuritud, kuna mul on alati niivõrd kindel see Kure värk olnud, aga no eelmine talv näiteks Nõmme Kaljust uuriti ja oldi huvitatud, aga seal ütlesin ka kohe ausalt ära, et kõigepealt räägin Kurega. Kurel on nii-öelda prioriteet ja kui Kure midagi seal ei üllata nii-öelda negatiivselt, et siis Kurega ma jätkan ka ja kuna oli juba õhus, et võib-olla viimane hooaeg, siis ei olnud sellist tunnet ja tõmmet, et isegi võid seal minna kas tiitli peale mängima või medalite peale mängima, aga minu jaoks oli erilisem ikkagi lõpetada nagu enda klubis ja teha üks hooaeg veel seal oma meeskonnaga, et see oli mu jaoks, need väärtused kaalusid üle selle, et kuskil kõrgemal mängida ja ka varasemad hooajad ei olnud päris, ei olnud mõtet kuskile mujale vaatama minna, et kogu see töö ja Kure ja kõik lappis ja ma nautisin ja ma armastasin seda igapäevaselt, mis ma tegin, et seetõttu ma sinna jäin ja liiga palju välja ei vaadanud. Et see on oletus, aga et juhul, kui see ei oleks olnud su viimane hooaeg, mida sa juba ise siis toona ette tunnetasid, et see jääb viimaseks, siis mine tea, võib-olla oleks see mõttekoht ja kaalukeeled äkki natuke teistsugused olnud? Pigem mitte, et nagu ma ütlesin, et ma ei nii hilises faasis selliseid liigutusi teha, kui nagu... medalit ikka võita, mängida medalitele, seda sa ei saanud ju kogeda? Seda kogeda ei saanud, jah. Karikas seal huvitavaid kohti oli, aga tõesti, et seda ei saanud kogeda, aga ma arvan, et üks hooaeg seda kogeda versus nii-öelda oma asi nii-öelda lõpule viia ühes klubis, kus sa oled nagu nii-öelda mingi rolli ja staatuse saavutanud, et see lojaalsus ja kogu see lihtsalt... Batmanit poleks tulnud muidu? Ei, Batman oleks tulemata jäänud, et oleks Roosa Panter olnud siis. No sinu edasine side jalgpalliga, kes tihedamalt jalgpalli vaatab, tunneb selle hääle juba ära, siis teatud telekommentaatori, muide, kas sa nendeks telekommentaatoriteks mängudeks, arvestades su tihedat päevakava, jõuad valmistuda ka või mitte? Jõuan ikka valmistuda ja ega muud moodi pole võimalik kommenteerida, et siin teisipäeva õhtul näiteks õnnestus kommenteerida Saksa karika 1/8 finaali 2 Bundesliga 2 meeskonna vahel esiliiga tiimid Hertha Berlin ja Kaiserslautern ja seal oli 2, ma ei teagi, ühte mängijat võib-olla teadsin enne seda mängu platsil, et seal ei ole muud variantigi, et sa pead selle ettevalmistuse ära tegema ja avastad sellest, ma kommenteerin umbes korra nädalas kogu 3 neid mänge, vahel suuri mänge nagu Arsenal Bayern München hiljuti, vahel selliseid jalgpalli romantikamänge ka, et see nagu hoiab taset ja seal Hertha Berliini mänguks valmistudes tuli välja, et näiteks aastal 93 Hertha Berliini duubelmeeskond jõudis Saksa karikafinaali. Esimene kord ajaloos, kui mingi duubelmeeskond on jõudnud karikafinaali, see oli lihtsalt nagu, muidu selliseid fakte ei õpiks ja nagu ma ka jalgpalli mängisin, nagu ma ka tööd teen, et siis selle põhjalikkusega üritan ka jalgpalli kommenteerimist siin vaikselt seda kunsti õppida. Millised võivad lähemas või kaugemas tulemikus olla veel su kokkupuuted jalgpalliga? Kommenteerimine kindlasti jääb sellega, see mulle väga meeldib ja tänu seal K3-le ja Kalev Kruusile, et üldse nullist nii-öelda usaldas, andsid võimaluse ja seda loodan jätkata ja muud asjad, ma arvan, siin uuel aastal selguvad, et mismoodi ja kas kuidas täpsemalt seotud olla, et kas kuskilt kaugemalt või natukene kuskil rohkem kättpidi sees, aga sellist nii-öelda mingit täiskohaga klubi rolli või mingit treeneri rolli või sellist
sellist esialgu kindlasti ei otsi, et tahaks nüüd natukene rohkem ja rahulikumalt saada oma päris tööle, keskenduda Verstonis ärianalüütika. Et see on ka töö, kus palju sellist mõttetööd ja vahepeal oleks vaja natukene rahulikumalt ja võib-olla pikemalt mõelda neid asju, et jalgpalliga pole võib-olla nii lihtne olnud ja ei tahaks kohe ennast sama kinni siduda erinevate siin lubaduste ja asjadega, et päris palju siin viimase paari nädala jooksul juba saanud ei öelda, et on tulnud juba, et tule püsi rääkijaks mõnda podcasti või selliseid pakkumisi on juba mitmeid tulnud, aga olen kõigiga suht aus ja otsene olnud, et võtan praegu nagu rahulikult ja et võin mõnikord külaliseks käia, rääkida, mida ma tean, mida ma oskan, aga proovin jah nüüd võtta korraks selles mõttes aja maha ja niikuinii mul neid tegevusi ja muid spordialasid tekib sinna palju peale selle jalgpalli asemel, aga ega 48 tundi nüüd päevas aega ei ole nüüd, kui jalgpall ära kaob, et tuleb kindlasti valikuid teha, aga ma arvan, et nii-öelda jaanuarikuust ja sealt edasi alles hakkab nagu vaikselt see välja kooruma, milline see uus rutiin välja nägema hakkab. Täpsustan nüüd muid spordialasid, see oli mingisugune siuke kujund või? Ei olnud kujund, ma olen siin varem kõrvalt ka ikkagi elu jooksul, siin-seal, kus on seda vähest aega on olnud alati, kõik spordialasid teinud ja võib mulle pakkumisi saata rahvaliigasse, aga korvpalli ootan vaikselt, otsin seda, et kui nüüd välismaal puhkamas ära käib, siis uuest aastast tahaks kuskile Kossu trenni minna. Tennises hakkan võib-olla liigat mängima seal ühe korra. Üks talv juba käisin seal 4. liigat mängimas ja sõber väga ootab, et saaks padeliliigasse registreerida meid ära ja jõusaalis peab ka muidugi edasi käima, et see hoiab seda kõike koos ja nagu üks endine kolleeg kirjutas mulle peale seda Kure viimast mängu, et palju õnne, võid ühe õlle lubada ja homsest hakkab Ironmani ettevalmistus. et seal, aga need on juba kaugema tulevikuplaanid, et enne mingit 35 ma ei viitsi Ironmani teha, aga tõenäosus on olemas, et kunagi teeb ühe täispika korraliku ajaga ka läbi, aga need on sellised kaugemad plaanid, aga jah, korvpall, tennis, jõusaal, et need on siin uue aasta kavas. Ja see elukorraldus on elukaaslasel okei? On ikka, et tal ka neid hobisid ja tegevusi siin on ja nüüd on vähemalt see, et sul ei ole mingid kohustusi, et sa saad ise valida, millal sa mida teed ja siis annab juba planeerida asju ja lõpuks saab reise planeerida ka nagu normaalne tavaline inimene, mitte 11 kuud aastas ei ole täiesti kinni, kus sul on mõni nädalavahetus ainult, et olen väga elevil nende kõigi uute reiside pärast, mis uuel aastal ees ootavad ja siis selle kõrvalt vaatab millal ja kui palju kõiki neid erinevad spordialasid saab teha. Aga jalgpalli rahvaliiga puntide kutsed ei ole oodatud? Kirjutada võib, need on saali jalgpallist ja rahvaliigast ja teisest igalt poolt on ikkagi tulnud neid kutseid, aga selles mõttes praegu lähevad jäävad ilma positiivse vastused, et selles mõttes ei ole mõtet, aga paari aasta pärast mingit madalamat liigat mängida, et selles mõttes ma ei välista midagi ja äkki väikse karika saaks kunagi ikkagi üles tõsta. Midagigi võite. Jah. Sinu edaspidine side või suhe Kuressaare klubiga, milline see võiks olla? Ma arvan, et väga hea. Et seal aastaid ikkagi inimestega väga tihedalt kokku puutunud ja keda ma väga austan ja kindlasti proovin toetada ja olles pool elu Kuressaares, siis ilmselgelt jään suureks Kuressaare toetajaks ja lisati mind nüüd sinna Elari Valmase poolt Kuressaare legendide punti ka, et usun, et seal ka aeg-ajalt mingid üritused ja asjad toimuvad ja eks see on selline ühine liim ja vundament, mis seal mehi koos hoiab ja eks toetame klubi ka edasi nii, kuidas saame ja vaatame, kuidas tugi välja kujuneb, aga Kuressaare selles mõttes alati jään viikingiks ja ega mu Saaremaa side ja Kuressaare side kuskil ei ka. Aga arvestades, et ju ka paljud siis kas sinu ealised või sealkandis mängijad on, Sander Lahte enne näiteks mainisid ja Elari Valmas samamoodi on juba enne sind siis putsad kuhu iganes keegi riputanud või asetanud. Jääb ka sellest Kuressaare võistkonnast sulle ikkagi selliseid sõpru, kellega sa päriselt igapäevaselt peaaegu vähemalt suhtled?
Kindlasti, et neid on varasematest aastatest ja neid on ka selle aasta meeskonnast, et ei ole seal kahtlustki, et no see ikkagi iga päev riietusruumis veedad tunde, veedad koos, see on ikka väga suur osa su aastast ja su elust ja sellega tekivad ikka sidemed, mis ei ole lihtsalt jalgpalli pärast, vaid sellepärast, et see ikkagi leiad ka seal meeskonnas sees inimesed, kes sulle sobivad nii-öelda ka siis eraelus ja see sõprus on ikka sealt pooled oma parimad ja kõige lähedasemad inimesed, sõbrad ma olen ikkagi ühel või teisel moel läbi jalgpalli leidnud ja kindlasti hoian meeskonnast mitmetega päris tihedat sidet edasi. Ja kui tuleb siis ühel hetkel välja uue hooaja kalender ja sa satud siis veel teadmata ajal ja kohas esimest korda Kuressaare mängu vaatama, siis lähed sinna ultrate sekka või? Kui nad kohal on, ma arvan, Kuresärgi ma panen selga ja plaksutan ja laulan küll, aga kui mäng on Kuressaares, siis äkki saan isegi nüüd Premium liigat kommenteerida, et võib-olla olen samamoodi kõrvaklapid seal väljaku kõrval, et praegu olen ainult nii-öelda telekas välismaa jalgpalli kommenteerinud, kuna endal oligi see reegel, et ma ei taha Eesti liigat kommenteerida, kui ma ise mängin selles liigas samamoodi ka. Ei saa Eesti liiga fantasyt mängida, kui sa ise mängid selles liigas, et see lihtsalt ma ei saanud kunagi sellest tunda sest imelik, aga nüüd on kõik need limiidid kadunud ja on ka seal uueks hooajaks võimalusi ja tahaks Fantaasia liigas seal kõrges mängus osaleda küll, sest usun, et kas siis siseinfot, aga lihtsalt infot meeskondade ja mängijate kohta võiks olla rohkem kui keskmisel mängijal. No nii, jääme siis ootama legendaarset kommentaatoripaari Märten Pajunurm ja Aivar Pohlak ja värisegu kõik Premium liiga Fantaasia mängijad. Mees lahkus selleks, et tulla veel võimsamana tagasi teistel rinnetel küll. Aitäh sulle tulemast ja edu ja õnne sulle kõiges, mis sa ette võtad. Ja, aitäh sulle ja aitäh kõigil kuulajatele. Siljevits endardus. Ja Piira pääseb löögi ja lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja.